Soovitame tsitaate kuulates sättida end mugavalt silmad kinni istuma ja keskenduma edastatud sõnumile. Tänane teema aruteluks pärineb Henry Fieldingu tsitaadivaramust. Ta on öelnud: õnnelik on see, kes peab ennast õnnelikuks. Õnnelik on see, kes peab ennast õnnelikuks. See on inspireeriv mõte, mis viitab enesehinnangule ja sisemisele rahule. Sellel tsitaadil on sügav tähendus, mis ulatub kaugemale lihtsalt õnnetundest. Antud fraas kutsub meid vaatlema oma sisemisi tundeid, väärtusi ja ellusuhtumist ning tuletama meelde, et õnnevõti peitub enesetunnetuses. Sellesse mõttesse süvenemine annab meile võimaluse uurida, kuidas enesehinnang, eluviisid, suhtumised teistesse ja enesemõistmine mõjutavad meie tajutavat õnnetaset. Õnn ei ole ainult hetkeline tunne, vaid pikaajaline sisemine seisund, mis tuleneb rahuldust pakkuvatest eluvalikutest ja tähendusrikastest kogemustest. Oluline on mõista, et õnn ei ole saavutus, mis ootab meid kuskil kaugel tulevikus, vaid eluviis, mis juhatab meid igapäevaselt. Selleks on oluline endale teadvustada, mis meid tegelikult rõõmustab ja täidab ning keskenduda nendele aspektidele oma elus. Iga inimese õnn on individuaalne ja subjektiivne ning see tuleneb sageli sellest, kuidas me oma elu tajume. Kuid meie enesehinnang ja eneseusk mõjutavad otseselt seda, kuidas me ennast ühiskonna liikmena tunneme. Eneseteadlikkus ja enesearmastus on olulised komponendid õnnelikuks eluks. Enesearmastus on alus, millel rajaneb tõeline enesekindlus ja õnn. Oluline on õppida aktsepteerima ennast sellisena, nagu me oleme, koos oma tugevuste ja nõrkustega. Enesearmastusest kasvab enesekindlus, mis omakorda toidab meie õnnelikkust. Lisaks enesearmastusele on oluline ka väärtustada seda, mis meil juba olemas on. Sageli unustame ära, kui õnnelikud või privileegidega me tegelikult oleme. Hindame rohkem materiaalseid asju ja võrdleme ennast teistega, kuid tõeline rahulolu pärineb sisemisest rahust ja tänutundest. Ümbritsevate inimeste mõju meile on samuti oluline. Meie sotsiaalsed suhted mõjutavad meie emotsionaalset seisundit ja üldist heaolu. Lähedased ja toetavad suhted perekonnaga, sõpradega või partneriga toetavad meie õnnelikkust ja aitavad meil toime tulla eluväljakutsetega. Tõeline õnn peitub sageli lihtsates rõõmudes ja elurõõmus. Rännak looduses, rõõmuga töö tegemine, kunsti ja muusika nautimine, loomingulised tegevused ja positiivsed sotsiaalsed suhted on tihti meie sisemise õnne ja rahulolu allikaks. Sisemine õnn toidab ka meie vaimset ja füüsilist tervist. On tõestatud, et positiivsed emotsioonid ja optimistlik ellusuhtumine mõjutavad positiivselt meie immuunsüsteemi, südametervist ja üldist elu ja pikkust. Kuigi väline maailm võib pakkuda meile palju rõõme ja naudinguid, on tõeline rahulolu ikkagi seotud meie sisemise seisundiga. Kui me sisemiselt ei oska õnnelikud olla, siis võime saavutada küll kõik materiaalsed eesmärgid, aga see ei toida ikka meid ja seetõttu oleme jätkuvalt rahulolematud. Sisemine rahu ja tasakaal aitavad meil toime tulla elu keerdkäikudega ja leida õnne ka keerulistel aegadel. Õnnelik on see, kes peab ennast õnnelikuks, tuletab meile meelde, et õnnelik elu on meie enda kätes. Sisemine õnn ei sõltu välisest edust, varandusest või prestiižist, vaid enesetunnetusest, tänutundest, enesearmastusest ja positiivsest ellusuhtumisest.
kui me suudame tajuda neid omadusi ja olla avatud eluilule, siis leiame sügava ja kestva õnne oma igapäevaelus. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!